Tere! Mina olen Aleksandr Mota ja selles videos hakkan rääkima teemast, mida paljud on mult juba küsinud, mille kohta on palju päringuid olnud ja ma olen seni lihtsalt juhendanud, et vaata seda videot, vaata seda struktuuri, eks. Aga nüüd räägin ma sulle konkreetselt seljavalust, selja keskosa valust, valust abaluude vahel, valust roietes, tagantpoolt loomulikult, eks. Ja selles esimeses videos räägime neist päästikpunkti valudest, pingest abaluude vahel ja siin sellest lihasest, mis asub abaluu kohal, õlalihasest, mida nimetatakse trapetslihaseks. Abaluu on kolmnurk, mille alus ehk laiem külg on üleval ja tipp on allpool ning tagapool, tegelikult abaluu ees, abaluu ja roiete vahel, on lihas, mida nimetatakse abaluu aluseks lihaseks. See lihas, kui ta on krampis, pinges ja tal on juba teatav kalduvus selleks, see segab nii käe, õlavarreluu, õlaliigese enda liikumist, aga samuti tõmbab ta abaluu väljapoole. Ja kui ta seda teeb? Kõik need lihased, mis kinnituvad abaluu ja lülisamba, abaluu ja rindkere või abaluu ja kaelalülide külge, kipuvad jääma mittefunktsionaalsesse halba asendisse, nagu oleksid need jutumärkides liiga välja venitatud, eks. Ja kui see juhtub selles piirkonnas, abaluude vahel, selles trapetslihase piirkonnas või abaluu kohal või isegi veidi allpool, sinna kipub kogunema pinget, tekib valu või siis need kuulsad päästikpunktid või need valulikud sõlmed, eks. Ja paljud inimesed võiklevad sellega, teevad venitusi, massaaži, elimiinut. Püütakse kasutada mõnda tehnikat nende päästikpunktide eemaldamiseks, kuigi tegelikult on probleem siin abaluus. Ja lihtsalt kordamiseks kujuta ette, et ma võtsin siit oma abaluu välja. See on abaluu tagumine osa ja see on esiosa, mis jääb abaluu ja roiete vahele. Just siit tuleb see lihas, millest ma rääkisin, mida nimetatakse subskapulaarseks lihaseks, mis tõmbab abaluu väljapoole. Et me saaksime teha seda lõdestavat võtet, parandada subskapulaarset lihast ja leevendada kogu seda valu, ebamugavustunnet ja pinget selles piirkonnas. Me võtame abaluu niimoodi ümbert kinni, pöial läheb abaluu ja roiete vahele ning teised sõrmed jäävad taha. Selleks, kui ma tahan töötada parema abaluuga, panen parema käe vasakule õlale, abaluu on siin. Ja ma teen täpselt nii, nagu ma ütlesin. Pöial läheb sisse, haarates abaluud, ole ettevaatlik, et mitte liiga palju siia keskele roiete juurde minna, eks. Haarad abaluud ja see käsi, mis on peal, lihtsalt lõdestub. Ja sõrmega otsid sa mõnda tundlikumat kohta. Tee rahulikult, sest see lihas kipub olema üsna pinges, isegi kui sa selles piirkonnas valu ei tunne, siis kui sa vajutad, võib vahel üllatus tulla. Nii et ole ettevaatlik, vajuta aeglaselt. Nii, võta ümbert kinni, lõvesta ülemine käsi ja pöidlaga otsi mõnda valusamat kohta. Sa võid kas sügavamale minna, puudutus sügavamaks teha, nagu sa tahaksid pöidlaga abaluud ribidest eraldada. Või siis lihtsalt lihast suruda, otsida abaluult, abaluusises osa pealt, kus on tundlikum punkt. Kui sa leiad selle tundlikuma koha, siis saad töötada kahe erineva viisi järgi. Esimene viis on teha õrna ringikuulist massaaži, hoides valu võimalikult nõrgana. Tee seda massaaži, kuni tunned, et lihas muutub lõdvemaks, pehmemaks ja valu väheneb. Teine viis selle tundlikuma punkti selle lihasega töötamiseks on isheemilise inhibeerimise ehk Jonesi inhibeerimistehnika kaudu. Mida sa siis teed? Vajutad sellele punktile ja hoiad seal minimaalset võimalikku valu, kerget valu. Ja iga hingetõmbega, kui sa õhku välja hingad, lõdvestad rohkem ülemist kätt, lõdvestad rohkem õlga, lased õlal vastu maad vajuda. Hoia seda survet, kuni valu taandub või siis hoia survet 90 sekundit, kumb enne juhtub. Pärast seda, kui oled otsinud 1, 2, 3 valuliku punkti ja teinud selle töö nende punktide inaktiveerimise, võid uuesti testida nende lihaste pinget, otsida päästikpunkte
ja vaadata, kui vaba on käe liikumine. Enamikul inimestest kaob kogu see päästikpunkti pingest tingitud valuvöönd nagu võluväel. Kui see juhtus sinuga, siis tahan, et teeksid järgmist. Sa oled juba aru saanud sõnumist, et su keha, su subscapularlihas vajab vabastamist, vajab lõdvestust, et sinu igapäevased tegevused, harjumused, rüht ja elustiil põhjustavad selle lihase pingete kuhjumist, eks? Seega, vali endal üks kindel aeg päevas, vali aeg, mil oled vaba. Olgu see siis hommikul ärgates, pärast hommikusööki, õhtul või lõunael, ükskõik millal. Vali see aeg, mil oled vaba, pane endale telefoni äratus ja lase sellel iga päev korduda. Kui äratus käivitub, siis lähed ja teed selle lihase pärssimise täpselt nii, nagu me täna õppisime. Seejärel märka, kui palju su käsi, õlg ja keha on mugavamad, vabamad ja tervemad. Veel üks nipp aitab veelgi rohkem, kui ütled seda valjult välja. Mu käsi on palju vabam, mu õlg on nõdvem, tunnen kogu oma kätt, kõik valud ja pinged, mis mul olid, on kadunud. Ma andsin just oma kehale rohkem tervist, rohkem mugavust ja endale parema elukvaliteedi. Võid tunduda natuke rumal seda valjut öelda, aga kui sa ütled seda valjut, siis sa tood oma teadlikkuse esile, sinu tähelepanu sellele aspektile. Ja see aitab su kehal seda heaolu kauem säilitada. Ja see aitab sellel harjumusel kiiremini sinu igapäevarutiini juurduda. Teine asi on see, et kui see sinu jaoks toimis, kui see leevendas, kui need päästikupunktid, need valupunktid kadusid nagu võluväel, siis räägi inimesega, spetsialistiga, füsioterapeudi, arsti või pilatese juhendajaga, kes sind juhendab ja ütle, kuule, ma nägin internetis doktor Aleksandre Mota videot, kus ta rääkis subscapulaarlihase kohta. Ta õpetas mulle viisi, kuidas testida ja leevendada. Kui ma seda tegin, läks palju paremaks. Aleksander, miks ma peaksin seda ütlema? Lihtsalt sellepärast, et see info võib aidata sinu ravi paremini suunata. Ja kui sulle see video meeldis, kui see sind aitas, kui siin oli uut infot, siis jaga seda 2 inimesega. Mõtle 2 inimesele, kes seda vajavad, kes tunnevad valu, kurdavad valu või pinget, õla, abaluude või kaela piirkonnas. Selle valu dorsalgia, mis ongi see teema, mida me praegu käsitleme, ja saada see video neile. Võid kopeerida lingi, saata selle Facebooki kaudu või märkida siia alla, kui sa mind Facebookis vaatad. Märgi siia alla, kui sa mind Instagramis vaatad. Või siis saada siit YouTube'i link, kui sa mind YouTube'is vaatad. E-posti, WhatsAppi või ükskõik millise muu kanali kaudu, kuidas iganes soovid. Oluline on see, et sa paneksid selle inimese videot vaatama, sest nii saad sa aidata tal oluliselt parandada oma elukvaliteeti ja tervist. Sellega lõpetan ma praegu. Suur kallistus ja kohtumiseni järgmisel korral.